Gustav? Väga meeldib Kevin. Päris palav on täna või? Natukene on. Me pidime kell 10 siin olema juba. Jah. Hommikul mõtlesime, et rämedat on varu, et jõuame ilusti, aga me ei jõudnud. Ja me autot jõudsime tankida. Meil on kätte juurde järgmine rajapäev, me oleme Vaitses, täpselt võistluseelne trenn. Tuleme siia lihtsalt testima, fannima, vaatame, mis siin toimub. Nagu näha, taga taustal, siis täna täis paugugusi. Kõik matkaautot, kõik sponsorid, jutud, särgid, värgid, et lähme vaatame, mis raja saab. Ja siis nii ongi. Alex filmib ja mina sõidan ja kõik on hästi ja siis saame toota jälle contenti, nii et läheme rajale.
Ma tahaks seda palavusse praegu. Aitäh inimestele, kes me rääkis teid praegu. Ma tahan, et tõid kõigile. See on sama meeskond, me tõid Jah, kõigile tõid. Teeme jumala ekstaasid. Nagu naas naha siis. Siin on palav, siin on normaalne Soome saun. Meil on siin vesi. Me vist enam filmisime seda. Aga see on ikka soe tee. Ja nüüd ongi. Trenn on läbi, auto on terve. Jube igav on, auto ei lagune, midagi probleeme ei ole, meil ei ole boksist. Me ei ole päev otsa boksis olnud, me oleme päev otsa siin rajal olnud. Nii et sellised vahe jutustamise kaadrid on vähe, aga pole hullu. Kui me siin lõpetame, siis näitame ka siis vahelduseks kõike seda möllu, mis peale rajapäeva toimub. Ehk siis meil on matkaauto, meil on käru, meil on kõik tavaari täis, meil on vaja garaažis käia, meil on vaja auto maha laadida, meil on vaja käru ära viia, meil on vaja matkaauto ära viia, meil on vaja enda auto võtta ja siis saame koju. Ja see on mu ainus vaba päev terve nädala jooksul, nii et jah. Ja tegelikult täna hommikul kell kuskil 2, nagu ikka asjad ja viimase minuti peale, me alles vahetasime rehve ja me hommikul siia sõitsime, alles maksin registreerimistasust, ma ei olnud kindel, et ma tulen. Nii et jah, päris pikk päev on olnud ja ütleme, et päris igav on, kui midagi ei juhtu, et Alex ei saa ka midagi filmida, on näinud rajal ja meil on tõesti, et kõik on super hästi. Auto, ma ei ole mitte ühtegi probleemi, me tegelikult vahepeal käisime Raasilas, mida me nüüd ei filminud. See oli puht show, see oli puht fun ja seal ka 3 tundi, 0 probleemi ja ma ei teagi, kõik on väga hästi. Ma ei saa mitte millegi peale nuriseda, et kõik töötab, auto töötab ja nüüd on meil täpselt 2 nädalat aega, et olla võistlusteks valmis ja ma arvan, kui te seda videot näete, siis on nädal aega, nii et näeme juba järgmises kohas, kui me oleme kunagi siit ära läinud ja ma olen ära pesnud ennast ja ma olen ära puhanud ja siis me räägime uuesti, teeme edasi nüüd sellest videost, teeme vlogi. Alex teeb oma Cinematic Zone'i alguse ja mina teen vlogi stiili lõpuni, et vaatame, kuidas nii meeldib. Nii et näeme juba järgmises kohas. Vaadake seda nägu, see on elupäev ja treeningpäeva. Magasin selles imekaunis RV Audi matkaautos kontakti. Ma näite kaameriga siia. Alex paneb pingi kuhugi sinna, ma ei tea kuhu. Ja saate ka endale siis ägeda matkaauto, Jube hea on. Peale treeningpäeva lähed külma duši alla. Täna oli seda väga vaja, seda autos oli tõesti palav. Ja siis Andre sõitis tagasi, oli luksus täna lausa, sai magada, sai värki ja nüüd on see inetu tänamatu elu, mille peale kulub. Ma arvan, kõik motosportlased teavad, et siia nagu läheb ikka rõvedalt aega. Auto kokku, auto lahku. Ühesõnaga, me oleme väsinud pikk päev ja see ei ole kõik. Me alles tõime auto ära, nii et me läheme garaaži staffi ka veel viima. Ta jooba on teha veel. Nii, mis me nootasime. Aga autoga rendist liigub.
tehke järgi. puuri poldid alla kinni, väiksed kinni. Läheb just. Allo. Andre läliseb see. Välja. Allo. Nüüd lõpetasime siin. Kristo Ruud. И сегодня я... Bloopersi time. Nüüd lähme sauale. Lähme vaatame, mis seal toimub. Kaamer pole ammu nii öinud juba. Ühesõnaga, iga treeningpäeva lõpp tegelikult ei tähenda ainult auto maha laadimist, varustus maha laadimist. Kui on matkaauto või tegelikult isegi X5-ga, meil on X5 iga kord jumala sitane. Ja nagu praegugi, suur koristus, puhastus käik matkaautol. Sest et auto tuleb mingi aeg tagasi viia. Teeme ilusti puhtaks. Ühesõnaga, Anette koristab siin kõik ära enne. Teamwork is the best work. Mina koristan. Mina tõstan asju maha. Ja minu kanda on siis garaažiboksid asjad. Garaaž maast laen asju täis. Ütleme, see on tegelikult meil väiksem versioon. Meil on Taugapilsiks on kõvasti suurem matkaauto suure garaažiboksiga, sest et Taugapilsi, kui me lähme, siis me lähme ikkagi täisvarustusega, nii et käigukastid, kõik asjad vähegi, mis meelde tuleb, on meil varuks olemas. Ja tagataustale meil see siin hoovis. Nii et kes meie Instagrami jälgib, see juba teab, et me midagi uut tõssime. Ja mis sellest autost saab? Selleks tuleb jälgida meid YouTube'is, panna subscribe, like, share, kõik asjad. Näete ka, mis selleks saama hakkab. Et kuidagi on praegu tekkinud neid, üks on siin ja teine on seal ja teise auto kohta näete juba varsti, ma arvan, tegelikult ma ei teagi, millal te näete, aga mingi aeg näete ja siuke väga värk on sellega ja vana hea kodugaraaž, staffi täis ja siis nagu niimoodi see siin õhtu lähebki ja siis naast on juba ära näha, et täiesti läbi omadega, naast punane, päikest saanud. Aga toimetame, liigutame, vaatame, mis teeme ja siis näitame teile ka. Ja niimoodi see päev läbi saigi. Me just jõudsime RV House'i peakontorisse, võib nii öelda, kus nad siis paiknevad. Tagastame neile nende ilusa valge suksu ja jääme ootama juba võistlust, kus me ilmselt oleme jälle selle ilusa suksuga. Ilmselt mitte selle mudeliga, nende uue mudeliga. Nüüd tuleb vaadata nendega rääkida, kuidas ja mida nad meile annavad. Meil on tõesti see aasta äärmiselt vedanud, et meil on sellised toetajad ja tore on, et sellised toetajad käivad ka treeningpäevadel kohal. Et see on selline päris huvitav. Aga jah, siin me nüüd tõmbame pillid kotti, pakime lapsed ümber ja siis saame juba koju sõita. Ja mis meil kell on? Kui meie tänane päev algas kell 8, siis kell on 20:50 ja nüüd me võtame enda auto, paneme meie 5 kodinat sinna X5 ja siis sõidame koju. Ühesõnaga, äge, aga siin poolt suur aitäh kõikidele toetajatele. Meie peatoetajaks, nagu ikka, autodealer.ee, minge vaadake, mis ägedad autosi seal veebisaidilt täna on saadaval. Ja teiega juba näeme ilmselt, kui varem ei näe, siis 9. Issand, ma unustasin võistluskuupäeva ära. Jah, 9. juuni, tulge Laitsesse kaasa elama, teeme show'd, teeme poodiumi ja nii on. Päris äge on. Pange like, pange share, subscribe, kõik asjad, värgid, särgid ja siis saame meie rohkem asju veel küsida ja saame veel ägedamaid projekte teha. Olgu, tšau!